Tere päevast ja hommikut, ma ei tea, mis kell on, ma pole kella vaadanud. Aga ma käisin turul, ostsin värskeid happukurke. Mõtlesin, et söön neid natukene ja mõtisklen kollida pingil. Et meil oli Viljandis enne äratulekut. Viljandis on selles mõttes mõnus, kõige mõnusam bussijaam vist Eesti Vabariigis. Ma olen kuldmedali võrreldes teistega. Seal on kaks asja, mis on väga head, mida teistes ei ole. Esiteks on seal bussijaamas stepslid. Ehk inimene, kes reisib, eks ju, bussidega, tal on see QR-koodiga, mul on need bussipiletid mobiilis, aga kui ma teen pilte või filmin või niisama ja iga mobiilikotti, siis see aku läheb tühjaks. Eriti mul see odav. Mul ongi ainuke põhjus, mis ma praegu mõtlen, et ma pean uue mobiili ostma. Ma tahan ainukene nõudmine on, et patarei või see aku peaks vastu niimoodi kõvasti, mitu päeva. Et see läheb aga suhteliselt ruttu tühjaks ja siis Viljandis on see mõttes hea, et saab enne bussi peale minekut mobiili laadida. Kohad on olemas, et sellest 5+ Viljandi bussijaamale. Väga mõnus. Ja teine asi, mis on seal hea, on seal bussijaama kõrval kohe või seal platsi. No seal on parkimisplats, ma ei tea, kuidas see nimetada. Parkimisplatsist on jah mingi lahtisem ala. No see on võimatu mitte näha. On üks selline kiirtoidu putka objekt, on vist nimi, kui ma õigesti mäletan. Kus on tõesti väga hea hinnaga ja väga maitsvaid selliseid kiirsööke. Väga soovitan seal sinna minna. Töömehed käivad seal, lapsed käivad seal ja igasugused. Ma eile sõin juustušnitsli burgerit. Hästi maitsev oli, väga hea, 5+. Ja neil on tõesti väga maitsev, ma saan ka muid asju söönud ja tõesti väga maitsevad toidud. Kiirtoitude mõttes ja hinnad on tõesti ausad hinnad, mitte sellised jõhkrad nagu mujal. No jah, aga eile oli selline olukord, kuna see koht on populaarne, sest rahvas käib seal palju, hinnad on head, toit on hea, siis mulle öeldi, kui ma siin luugi kõrval olevale kellakesele, kellanupule vajutasin, luuk lahti läks, siis öeldi mulle, et oodata tuleb 20 minutit, aga mulle õnneks oli see 20 minutit oli aega, nii et ma ütlesin, et ei ole probleemi, et ootan 20 minutit. Ja sellel, kui ma seda 20 minutit seal ootasin, siis ma muidugi nägin igasuguseid asju, huvitavaid asju, ühiskonnaga mõttes huvitavaid asju. Selle aja jooksul jõudis läbi käia 2 toidukullerit, mõlemad olid võõramaalased, kuskilt, ma ei tea, X3 riikidest. Ja mõlema puhul oli täpselt ühesugune selline suhtlusviis. Nad tulid kohale, vajutasid selle kellanupule, luuk läks lahti, nii keegi naerab. Ja siis ta näitas oma mobiili, seal mobiili ma eeldan see info selle toidu kohta, mis nad pidid kaasa võtma. Ja siis ta läks minema ja ei vahetanud mitte ühtegi sõna. Kumbki ei vahetanud mitte ühtegi inimkeelset, ei mingit inimkeelset sõna. Täiesti nagu robotlik. Et see oli nagu üllatas, sa mõtled ise, et kui ma oleksin toidukullermas teises riigis, ma ikkagi õpiksin teises riigi keelest tere ütlema ja aitäh ja nägemist ja head päeva ja isegi sellise lause, et mul on tellimus. See oleks nagu elementaarne, nad nagu täiesti selline, ma ei tea, kuidas seda nimetada, mingi õudne biorobotlikkus. No jah. Täna ma olin seal taskukeskuse Kentucky Fried Chicken, väga meeldiv koht tegelikult. Väga aus firma, ma arvan, et neil on firmapoliitika, et kui nad midagi halvasti teevad, siis nad annavad tasuta kohvi. Mis on väike asi nendele jaoks, ei maksa see midagi, eks ju, aga näitab mingi suhtumine on hea. Väga hea suhtumisega koht tegelikult. Et ükskord oli mul nii, et mul läks tellimusega aega liiga kaua, mingi paarkümmend minutit, ma ei tea, 10 minutit võib-olla üle aja. Ei läinud väga kaua, aga natuke kaua läks. Ja siis ise pakuti mulle tasuta kohvi, et kas ma võtaksin selle eest nagu. Ja täna oli see, et ma tahtsin hommikusööki, seal oli õunapirukas kohviga. Ja tuli öelda, et pirukat ei ole, kas ma tahaksin pirukas sõõrikut, mida ma ei taha, sest minu vanuses, mul ei maitse sõõrikut ka. Ja siis ma ütlesin, et mis me siis teeme, siis ma anname raha tagasi. Ja nad andsid mulle raha tagasi, aga kohvi andsid ikka. Mul on hea, ilus suhtumine, väga 5+. Aga miks ma seda ühiskondlikku momenti tahan rääkida, see noor neiu, oli venelane, kes seal oli.
teenindades, noh, kõik aru saavad, väga pikad ilusad eestikeelsed laused, mingit probleemi eesti keelega ei ole tegelikult. Et kõik on, ei saa üksik keeleinspektor talle nagu kallale minna ei saaks, sellepärast, et ei ole probleemi. Aga mis probleem oli, mingi psühholoogiline mingi probleem, ma ei tea, kas ma olen hästi hirmusa näoga, ei ole. Et ta räägib nagu ähib ja oigab, noh, selline ohkiv, ähkiv, selline hirmunud. Mis tähendab, mitte mina ei ole hirmus, vaid lihtsalt, et tal on nagu hirm eesti keelt räägib. Ja see on nagu mingi vaimuhaigus. Ja ma ei tea, miks Eestis vaimuhaigus on, sest kui ma ise läksin elama Katalooniasse, mis tähendab, ma alguses olin Barcelonas ka, eks, kus ma ise kahte võõrkeelt, mitte ühte inimesel, vaid kahte ja kumbagi neist pole ma Eesti koolisüsteemis õppinud, mitte sekunditki. Ja ma kunagi ei jähkinud ega puhkinud, kui ma ei osa midagi, mul ei tulnud sellist asja. Miks nad ähivad ja puhivad? Miks nad oigavad? Miks nad nagu piinlevad? Miks see tekitab neist hirmu ja ängi eesti keelt rääkida? Miks? Ma läksin läbi, otsin, et kurgid, et ma aastad ostan selle, on üks Piotr seal Tartu avaturul. Ja tema on kõige Eestimaa võib-olla kõige paremad kurgid üldse. Ta ei tohi muidugi öelda, see ka hinda jõuda. Lähed nagu, ta pakub alati, et tahad veel. Täna ma läksin, palju kurgid siis maksad, ta oli kurgide hinda juurde pannud. Ütlesin, et võib-olla on vähem neid ka. Et võtame siis, alguses ma võtan 2, okei, võtame kilo. Aga sul on 10 käes, umbes 10 eurot käes, ega sul on mingi metalli ka käes või? Umbes, et aina rohkem ja rohkem, et ta üritab kogu aeg müüa, jah. Aga kurgid on tõesti, esmane, ta on tõesti, neil kurkidel peaks olema Michelini täht, ma ütleksin. Peaks olema Michelini täht, aga võib-olla ongi, aga miks ei ole kurkide Michelini täht, jah? Peaks olema, need on tõesti kõige paremad kurgid, mis ma Eestimaal olen söönud. Ja ma ütlen, Piotr on muidugi väga suur lobamokk ka. Ta alati seal lobiseb 100 tundi muga. Ja ta räägib kogu aeg, teeb mõne üksiku, eks ju, sellise sõna lõpu vea, midagi sellist, aga tal on täiesti nagu savi. Ta räägib ja mingit hirmu, täiesti nagu nudinal räägib. Ja ma mõtlen, miks see, kes seal Kentucky selles praekana asutuses on, miks tema on, meil ei ole kahjuks täna kooki appi. Miks ta niimoodi räägib? Mis tal viga on? Aga ma pean edasi sööma seda, et edasi sööma, jah. Ma mõtlen, mul on äkki vasaku ajupoolkera mingi hälve. Ma olen hakanud uskuma, et on. Esiteks, ma haaran asju mõlema käega ja üks meditsiinitöötajad mulle välismaal, et ma olen tegelikult vasaku käeline pärast mu uurimust. Ja ma olen nagu iseseisvalt mingi, arvan, et ühiskonna mõjul, mu ema oli päriselt vasaku käeline ja ta sunniti parema käeliseks. Ja ma arvan, et mina ise ühiskond teisi imiteerides hakkasin parema käeliseks. Aga ma siiamaani nagu haaran asju mõlema käega, teine asju ma olen nagu mõlema käeline. Ja mis kurki ma söön ka väga siin vasaku käega. Ja mingit vahet ma ei tunne, kas parema või vasakuga. Ja ma arvan, et mul on mingi vasakuga ajupoolkera hälve. Sellest, kui ma räägin, siis ma nagu puterdan. Ja ma hiljem oma videos üle vaatan, siis ma tunne, nagu ma oleksin nagu, samal ajal mõtleksin nagu 2, 3, 4 erinevat lauset ja siis aeg-ajalt need kõik nagu sulanduvad kokku üheks lauseks. Ja siis tuleb mingi õudne puterdus vahepeal. Aga see on, et ma ise, kui ma taustalt tean, mis lause ma mõtlesin, siis mulle see puterdus tundub isegi loogiline. Aga mõne teisele, kes kuuleb, tundub, et väga ebaloogiline. Ja see ongi mul algab mõte, mis ma neid mõttis, kui hakkasin tegema, on see, et ma tean, et ma puterdan, kui ma räägin. Ja siis ma nagu võib-olla hakkan paremini rääkima. Aga kui mul on ajupoolkera hälve, siis ei tohi mind mõnitada, sest haiged inimesed ei tohi mõnitada. Aga mul on jah, vasaku ajupoolkera. Ja see oli kõne, mis on see tehniline kõne pool on seal vasakus ajupoolkeras. Ja tegelikult nagu päriselt nagu läheb töökorrast ära see vasak ajupoolkera, nemad enam rääkida ei saa. Aga seda on uuringuid tehtud, et nemad saavad väga hästi, mitte väga hästi, aga nad saavad oma nagu üksinda elades saaksid hakkama. Ja isegi üks helilooja oli, kes kaotas ka vasaku ajupoolkera selle toimimisvõime ja tema muusikat tegi edasi. Rääkida enam ei saa. Aga kui sa kaotad nagu parema ajupoolkera, läheb korrast ära, siis on jama.
siis on abilist vaja, jah. Siis sa ei saa aru nagu, et kõik sõnad ei tähenda seda, mida nad tähendavad, huumorist aru ei saa, kontekstist aru ei saa, suurest pildist aru ei saa, sa näed ainult nagu puid, aga metsa sa ei näe. Et siis on nagu abilist vaja, jah. Nii. Ja teine asi, mis oli huvitav, oli ma mäletaks, ma rääkisin sellest, võib-olla jälle mingi ajupoolge härvem, aga mulle tundub, et ei rääkinud, et oli sõltuvushaiguste kohta. Oli selles raamatus oli niimoodi, et kui on nagu selline asi, et inimene nagu tarbib alkoholi ja siis ta ei suuda lõpetada, ta nagu jooks nagu lõputult edasi. Et joob ühe klaasi ära, siis normaalne inimene joob ühe klaasi, võib-olla teise ka, aga siis rohkem nagu ei taha juua. Siis aga jätkab nagu lõputult. See on seda sõltuvus ja kõik see alkoholism, narkomaan ja kõik need asjad. Et siis on midagi paremas ajupoolkeras oli üks osa, mis oli nagu, kus oli probleeme, kus oli nagu katki. Ja siis on mul ka tekkinud selline teooria, võib-olla selline pseudoteaduslik, aga võib-olla sellepärast ongi, et kuna meil on nii palju neid sõltuvushaigeid, et võib-olla sellepärast kuna paremas ajupoolkeras on ka see, et sa ei näe teist inimest nagu objekti, nagu saaklooma, aga sellist, vaid sa näed nagu sellist, koostööd pigem ja sellist suhtlust, jah. Siis võib-olla sellepärast ongi hästi palju inimesi, kes nagu näevad inimesi nagu objekte ja saakloomi. Aga harjunud võib-olla nad õppinud seda teesklema, et midagi teistmoodi, et nad näevad, et niimoodi ei tohi tegelikult mõelda. Ja see on mingi maski peale endale teinud. See on ka võimalik. Nii. Jah, aga keeleõppes, kuigi keel on eks vasakus, see, mis ma tehniliselt räägin, aga see keel oma täiuses, kus on need lisatähendused ja lisamõtted ja kõik need sarkasmid ja metafoor on paremas ajupoolkeras. Et inimene, kes see ei funktsi hästi, see ei saagi metafooris aru. Ma arvan, et kuna see arusaamine on nagu tohutult vähenenud viimase 10-20 aasta jooksul, ma tunnen, et on nagu vähenenud, siis ma arvan, et midagi on parema ajupoolkeraga inimestel juhtunud. Igal juhul keeleõpe tegelikult on traditsiooniline keeleõpe on üks pannud vasakusse ajupoolkerra. Ja sellepärast keel selgeks ei õpitagi, sest kui sa vasakuga ajupoolkerraga õpid, siis sa nagu keelt kunagi selgeks ei saa. Sa saad võib-olla, midagi sa nagu saad, midagi masinlikku. Aga see on nagu näited, et inimene räägib, et õppisin 10 aastat koolis mingit võõrkeelt, ei praegu oska midagi. See on kõik selline, grammatika õppimine ja töövihiku täitmine. Väga lõbus. Jutumärkides. Ja väga lõbus, mis ma praegu ütlesin, see on parem, kes sellest aru, see on parem ajupoolkera teema, eks. Aga paremas ajupoolkeras sa haarad nagu kogu selle süsteemi. Ja siis sa võid küll grammatikat õppida, aga see on taustsüsteem. Ja see on nagu abiline, lihtsalt nagu, ma aeg-ajalt vaatan nagu abilise poole, et ta nagu toetaks sind sõbraliku sõnaga, aga ei saa tagasi selle suurde süsteemi. Ja ongi, Ian McGilchristilt täiesti, mida mina nagu mitukümmend aastat räägin, mitukümmend aastat täpselt sama juttu räägin, muidugi ilma ajupoolkeradeta, aga ma rääkisin lihtsalt, et üldiselt väikesele detailideni ja detailidelt üldiseni. Et seda ma olen keeleõppes rääkinud, siis Ian McGilchristilt ajupoolkeradega, et paremast vasakusse ja vasakust tagasi paremasse. Et täpselt sama. Kui keegi nagu YouTube'i mõtisklustes ja internetis tundub sümpaatne, siis alati on mõttekas, ma raamatut ka lugeda, kui ma nii raamat on, sest hakkab kohe veel sümpaatsem. Nii, aga sinna inimesed läheb mööda ja mõned võib-olla vaatavad mind, kuigi see mind enam väga ei häiri. Alguses, kui ma hakkasin mõtiskluse tegema, siis kuudult häiris, kui inimesed nagu vaatasid. Aga siis ma mõtlesin, äkki ma mõtlen, et ma olen mingi immigrant. Need immigrantid peavad neid videokõnes oma küladega. Nad on füüsiliselt siin Eestis, aga tegelikult on kuskil mujal vaimselt. Ja ma olen võib-olla mõtlen, pean sellist videokõnet kauge külaga. Jah, ma olen videokõnet iseendale. Nii et nagu ikka, suur tänu kuulamast ja varsti näeme uuesti.